Tere sõbrad! Täna oleme tulnud Audio Citysse mängima maailma kõige esimest lendavat videomängu. Ja see videomäng ongi siin täpselt minu ees. Minu kõrval seisab Urmas, kes seda imevigurit nüüd maale on hakanud tooma. Mis asi see on? See on Parroti poolt valmistatud esimene lendav videokonsool. Asi toimetab 4 propellertiivikuga, igal ühel on oma juhtimismoodul all. Seadme allpool on 2 ultraheli kõrgusandurit, millega ta hoiab ennast seda kõrgust maapinnast vastavalt sellele, kuhu teda juhatatakse. Seadmel on 2 kaamerat, esimene kaamera filmib ettepoole, teine allapoole. Võimalik on kasutada 2 erinevat korpust. Hetkel peale installeeritud on tal väljas lendamiseks. Selle saab väga lihtsalt. Umbes 10 sekundiga vahetada sellise vastu, mis on siseruumides lendamiseks. Ja siseruumides lendamise puhul on juhitavust tal mitte nii hea kui väljas, küll aga on küljed tal kaitstud, et kui ta lendab vastu kaardinaid seinu, et siis peaks säästma suuremal vähemal määral tiivikuid. Tavaliselt sellised lendavad asjad, igasugused, tegelikult meil siin laua peal on neid vigureid lausa veelgi on ju, et tavaliselt need lendavad asjad on sellised, nad lendavad enamasti sekundite jooksul vastu seina on ju, et selle drooni puhul võiks vist vägagi mainida seda, et see on üks erakordselt stabiilne asi. Et palju, ma ei tea, sul on selles mõttes kogemusi varem olnud üldse mingite lendavate asjadega? Mitte kunagi, et esimest korda. Kuidas oli? Jäi terveks? Enam-vähem, jah. 10 minutit ja sai juba esimesi pöörded ja manöörid tehtud tegelikult. Ja tegelikult muidugi tuleks rääkida ka seda, kuidas seda juhitakse, et iPhone või Android või mis tahes, eks ole, nutitelefon. Jah, juhtimisega niimoodi, et algselt tehti ta iPhone'i baasil, et minna iPhone'i App Store'i, tõmmata alla vastav rakendus. Seal on neid nii tasulisi kui tasuta versioone olemas erinevatest mängudest. Ja nüüd hiljem lisandus siin kuu-2 tagasi Androidile samad asjad enam-vähem. Tasuliste rakenduste puhul neid tuleb nii ühte kui teist tuleb pidevalt peale. On tehtud sellised konsoolimängu rakendusi, mis võimaldavad juhtida 2 drooni teineteise vastu. Seda me vist hakkame vastu. Ja, siis on võimalus teha jahtimismängu, et on olema spetsiaalne müts, mida me hetkel näidata ei saa. Aga inimene mütsiga jookseb ees ja drooniga saab teda taga ajada. Ja, ma vaatasin pildi pealt, see müts ei ole küll selline müts, nagu minul on peas, vaid see on selline arbuusimustriga müts, mida oskab see drooni tehisintellekt ära tunda. Ehk et tegelikult, kui me siin, kus selles ongi hea mainida, et need korpused on ju sellist kirevat värvi just nimelt selle pärast, et need droonid teeks teineteisel vahet. Et kui õhus on üks droon, siis ta saab aru, et see on vaenlane ja teine ei ole, eks ole, midagi sellist, et siin on vist 4 värvi. 3 värvi korpus on ta tegelikult on kollane, sinine ja roheline. Jah, kõik sellised triibulised, eks triibulised, ole. Et tegelikult selle siseruumi korpused ka käivad siin. Sellel on siseruumi korpus on kollane nagu tal. Ja, just. Droonide puhul tasub ära märkida seda, et juhul kui midagi peaks juhtuma, siis drooni ehitis on tehtud sellisena, et ta käib lahti sisuliselt nagu Lego. Ehk korpus pealt ära on vahetatud detailid, on võimalik saada juurde eraldi tiivikuid, eraldi mootoreid. Kergelt saab ära vahetada selle risti, mis siin näha on. Kui rist juhtub katki minema suure krassi puhul. Carbon fiber, süsinikjõud, eks ole. Et käib see elektroonika 4 kruviga ära, rist välja, uus sisse, mootorid käivad pistikutega, midagi tinutama, jootma ei pea ja kokku tagasi. Et ütleme, selle asja täiesti tükkideks võtmine võtab aega kuskil circa pool tundi maksimum. Kindlasti mainiksin seda, et just selle alumise kaamera abil ta hoiab ennast toas paigal, et kuni 3 meetri kõrguseni oskab siis ta nagu seda maapinda täpselt vaadata ja selle abil õhus seista. Et selle piirangu saab maha võtta, siis ta juba sööstab kõrgemale ja kuni 6 meetrini siis toimib see asi, mis siin Urmas juba näitas. Ultrahelihandurite põhimõttel. Just on ju, aga selle võib ka vabalt maha võtta, kui oled ikka kõva mees ja siis lennata nii kõrgele kui üldse julged, aga nii kui signaal katkeb, peaks ta jääma õhku seisma. Jah, selle koha peal, kus katkes nagu. Või kui sa mõistus otsa, et enam juhtida ei oska, siis näpud iPodilt ära ja asi jääb rippesse. Jah, et see on täitsa uskumalt hästi toimib. Et miks meil tegelikult siin veel asju nii palju ongi, me ennem proovisime siin natuke lennata ka muude relvadega ja nendega on ikkagi tõesti mõõtmatult raskem lennata. Drooni juhtimine, nagu siis jutuks oli, käib läbi Wi-Fi, selleks tuleb lihtsalt võtta Wi-Fi võrk, mida see droon tekitab. Selle drooni nimi siin praegu on Ardrone GP ja nüüd, kui see droon on ära ühendatud, nüüd ei olegi muud, kui käima panna rakendus. Et neid rakendusi on palju, see rakendus, millega siin praegu lihtsalt väikest demolendu teeme, on Free Flight, sellega saab lihtsalt lennata ringi, nii et lendad vabalt,
ei ole mingit vajadust kedagi tulistada. No nii, siin seisab nüüd Urmas läbi VGA kaamera ja see ongi nüüd see, mida siis droon tegelikult näeb, mis istub tegelikult siin laua peal, eks ole. Ja saab siin muuta ka päris palju igasuguseid seadeid, et siin saab näiteks öelda, kas on kõrguse piirangud peal, mis korpusetel on ümber, saab ka muuta kõik võimalike kaldenurki, nii et see on juba tegelikult hea näide, kuidas niisuguse rakenduse põhise asjaga saab asja konfigureerida, et kui te võtate mingisuguse helikopteri raadiodel juhitava, siis te maksate hirm palju raha, et saada samasugust vinget pulti, kus saab nii palju asju muuta. Ja minul on siin ta konfigureeritud nii, et mõlema näpu all on siis tegelikult joystick, millega juhtida. Nii. Ja kui ta nüüd õljub ühe koha peal, siis tegelikult on ta õhus väga stabiilne. Mis Urmas praegu togib teda, ta hoiab oma kõrgust, ta teab, et võib ka proovida teda kuskile külje peale lükata, ta ei lähe mitte kuskile ja mina praegu, nagu näha, ei tee mitte midagi. Et kui ma nüüd juhin teda, siis ta lendab. Ja nagu näha, on ta siuke päris aktiivne, et kõiki neid kiiruseid saab siin muuta, kui ruttu ta keerab ennast, kui ruttu ta pöörab kuskile. Ja siin on näha ka see kaamera pilt, et kui laas näitab seda, siis siit paistab, nagu ma lendaks läbi selle kaamera. Ja siin olemegi meie praegu, jääme siia ette seisma. Vot nii, ja seal on nüüd Urmas. Niimoodi, esimene asi on siis, mida me siin testime, on selline mäng nagu AR Hunter ja siin saab siis valida, kui sul seda arbuusijärvi mütsi pole, saab ilma mütsita nalja teha. Et mina ütlen nüüd praegu, et ma olen see droonimees ja siis minu oponent, sinu Urmas. Panen start. Pane start. Nii, ja mina ütlen ka start. Otsib versiooni. Aga juba läks. Ja läks vist. Siin nüüd öeldakse jah, et kui minu oponendil on see müts, et siis ma saan teda ise hoopis tinatada. Aga kuna tal ei ole mütsi, siis tuleb hoopis selline süsteem nüüd, et mind hakatakse tulistama. 15 korda saan tulistada. Ütle siis ready, ütleme mõlemad ready. Nüüd hakkab vist kohe aeg ka jooksma või? Ei, veel ei hakka. Aga okei, paneme ta korraks siit maha, tõstame maast õhku, sest muidu ma ei saa aru, et ma lendan äkki valele poole. Nii, ja nüüd on asja sisu siis selles, et Urmas vaatab mobiilist seda minu pilti, eks ole, või drooni. No nüüd ma hakkan eest ära jooksma, vaatab, kus Urmas saab mulle pihta. Tõstame drooni õhku. Nii. Jääme korra seisma, vaatame. No. Nii. Nüüd tuli mulle lask pihta. Jälle pihta. Ja muutu aga pihta, ma pean ikka asja tõsisemalt hakkama võtma. Kohe. Aeg see läbi ja ma kaotasin. Sain 46% täpsust ja 15 lasku. No nii, need pooled lasid mööda. Jah, ja kaotasin ka. Ilmselt tähendabki seda, et mina olen 53% ajast
nagu saanud eest ära, eks ole, et sa oled ikkagi saanud vähem pihta. Aga päris hästi toimib ja muideks nüüd on ka patarei saanud tühjaks. See jäi meil muideks ennem ka ütlemata, et patareide aeg ei ole siin kõige pikem, nagu ikka lendavatel mudelitel. Et tegelikult süka 12 minutit umbes saab. Küll aga on võimalik eraldi patareisid juurde soetada ja teha neid mitu. Kuule, aga tegelikult ei saa ju jätta ka ikkagi nüüd proovimata seda õhuvõitluse mängu, on ju? Jaa. Võtame 2 drooni ja vaatame, mis saab. Ja 2 akut. Nii, akude vahetusprotsess, muideks see on natukene selline jällegi asi, mida võib-olla norida, et tal ei ole toite lülitit, et siin on nii, et aku küljes või aku küljest ära. Siin nagu seda varianti pole, et lülitame sisse. Nii, aga tegelikult ennem kui sa panid juba aku külge, eks ole, me peame vaatama, kas see rakendus või asi, mis me nüüd võtame, ka on olemas. Nii, ma pean ikka ühendama ju oma drooni, ma ei pea ühendama sinu drooni. Sa pead ühinema minu võrguga lihtsalt. Just. Ahaa. Nüüd tuleb. Selle panna 2 korda suuremaks. Join. Enemy color on, sa oled sinine või? Jah. Yellow, blue. Enemy hull on autor ja ütleks mulle no game available. Refresh. Ahah. Urmas iPhone, kus selles leitigi üles sinu telefon. Väga hästi, mis sul ekraani peal on? Sul on waiting for opponent juba. Olemas. Take off. Nii, kuidas see asi nüüd täpselt käib? Ma täpselt ei tea, aga proovime. Drooni kätte võttes on näha, kuidas selline kihvt sihik siin möllab. Ehk et näha on, et see droon saab väga hästi aru, et see on nüüd vaenlane. Ja ilmselt laskmine käib niimoodi, et sa raputad seda ja siis ta laseb mingisuguse raketi. Aga okei, proovime siis asja. Nii, take off. Nii, lasin praegu. Ohoh, sain pihta. Kas sa ise maandusid või? Kogemata. Nii, ahah, nii. Kurat, raputamata tuleb seda, et lasta, aga see ei ole ka ju... Me oleme ikkagi suhteliselt amatöörid, mis seal salata. Ahah. Jah, Urmas sai mulle pihta praegu. Ja muidugi me võime vabalt ka õhust teineteisele pihta lennata loomulikult. Tundub, et amatööridel ongi hea mängida nii, et nad seisavad vastumisi teineteisse kohal ja siis proovivad. Ahah. Mul on visioon alert, ma olen vist pihta saanud. Ilmselt on mingi vigastus. Nii saab ka, kui ikka muidu pihta ei saa, siis tuleb lihtsalt lennata teisele pihta. Nii, ja hoolimata sellest, et on meil tegelikult õhus ka lihtsalt ühe litaka said, nagu näha, mina sain natuke rohkem pihta, you win, you lose. Ta on päris muhe mäng. Ja ta näitab üleval siin seda purustust. Jah, kus juures ma alguses vaatasin, et see on aku, aga muidu aku on siin, eks ole. Ja need ongi siis pihta saamise asi. Muidugi tegelikult arukas inimene oleks seda mängu mänginud selle toa kattega. Jah, oleks nagu vähe automa. Sest siis me võime ka tegelikult lennata teineid selle otsa ja mitte midagi hullu ei juhtu. Praegu rakenduski kohe see sama mehhanism, et nii kui tiivik läheb kuskile vastu, kohe kukub ta alla või kohe jääb mootor seisma, et selle tiiviku ei lõikaks kellelgi pead otsast. Aga nagu näha, mõlemad on elus. Ei, mõlemad on elus jah, ja põhimõtteliselt me saaksime isegi siin vist vabalt võtta kohe. Jah, ongi, mina panen siit ja juba läheb. Ja juba läheb jah, et take off ja natutan veel akut ja... Laseme tühjaks akut siis ilusti. Laseme tühjaks jah.
ai. Urmas tegi lihtsalt suitsiidi. Väga hästi, väga hästi. Aga akut nagu näha veel on. Ja, kõik on korras. Natuke, et nagu näha isegi see, et droon lihtsalt otsapidi lakke lendas, see ei muuda üldse asja. Kuule, ma ütleks, et väga lahe. Väga vinge tegelikult. Väga vinge on tegelikult, et täitsa uskumatu, et natuke harjutada. Aga ilmselt tuleb veel üks segu harjutada. Ja mul on kuskil ligi pool akut on veel järgi, et isegi hästi kestnud tegelikult. Jah, minul näitab siin juba päris pikka aega seda samamoodi, et tundub, et me saaks siin vabalt veel möllata, eks ole. Kuna tegu on uute akudega, siis ka pärast paari-kolme tsüklit see aku kestlusaeg läheb paremaks. See on ka kindel. Aga tead, me võime jääda siia nüüd ilmselt mängima. Vahepeal sai muidugi laasiga juba aku tühjaks, pani ka uue aku. Et kus neid asju osta saab? Enne jõule nüüd hetkel nad olemas siis Euronixi poodides ja on-office. Lisaks siis ka meie enda kauplustes Kadakateel Audi City's ja Rakvere Põhjakeskus Audi City's. See on tänase hetke seis. Aga hiljem kindlasti saab ka mujalt. Ja palju maksab? Nüüd jaehind on tal siis 329 eurot ja seal hulgas on kõik need vidinad, mis siia komplekti kuuluvad, siis 2 korpust, aku, laadija ja siis seade ise. Lisaaku maksab suurusjärgus 20-25 eurot umbes. Unustasin mainida, et ka Kliki internetipoes on ta saadaval. Nii et tegelikult Eestis juba igal pool, eks ole? Jah, niivõrd kuivõrd. Ja piisava hulga puhul on võimalik hakata korraldama ka võistlusi, mis on edaspidi ka plaanis. Siin on mänge tegelikult veel, me ei jõua neid kõiki siin ette näidata. Oli päris selline kihvt mäng, oli see võidusõit, oli võidu lendamine, kus saab maha panna finiši joone, kus siis kaamera või droon selle alumise kaamera abil saab aru, et see on finiš, siis tehakse niisugustest täispuhutavatest koonustest kihvt rada ja siis saab seal vahel kihutada ja tegelikult saab ka õues ikast pulli. Täispuutuva sõõrik on tal olemas, kus läbi lennata ja see on veel lisavarustusena saada veel. Ja saab ka õues vabalt lennata, et meie küll praegust ilmaolu arvestades lihtsalt ei hakanud minema õue, et õues teeb tuul veel asja väga huvitavaks. Ja päris palju huvitavaid videod on muideks alla tõmmatavad YouTube'i vahendusel, et seal on tehtud nagu rahvusvaheliselt sellised väga oskaid inimesed on ka juba nendega ära teinud sellised korralikud videod ja korralikud lennud, et sealt saab esimese maitse suhu, kuidas ta välja näeb. Just. Võt nii ja võtke jõulude ajal siis rahulikult, ärge kuusa otsa lennake.